Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin maid poolitaval nädalal on neitsidele tulemas. Ja alustame kohe suhteliselt positiivselt. Ja kas siin on võib-olla ka mingi üks lisakaart äkki peidus või? Kas on? Okei, lisakaarti ei ole, aga sellegi poolest esimese kaardina hüppas neitsidele lauale kohe karikate äss. Ja see on tänase lugemise esimene äss, mis välja tuleb ja neitsidele siis nii, et väga palju romantilisi positiivseid emotsioone. See on suhtes olevatele inimestele kindlasti siuke hästi hea arengute kaart. Mingid järgmised etapid suhtes, on see siis kokkukolimine, abielu või rasedus. Samas ka vallalistele inimestele kindlasti võib tähendada mingit uut romantilist võimalust või isikut siis. Et igal juhul on siin palju siukest harmooniat, tasakaalu, kindlustunnet ja siuke emotsionaalne siis või romantiline küllus. Ja kus see romantika siis tuleb, siis teise kaardina neitsidele kohe välja anda karikate rüütel. Ja karikate rüütel on siuke romantilise austaja kaart, eks ju, et võib see kaart rääkida siis tunnete avaldamisest, mingite kutsete tegemisest, et võite saada mingi kohtingu kutse, siis keegi võib ühendust võtta ja võib-olla siis inimene on, ma ei tea, kas te olete võib-olla te olete juba nagu tuttavad siis selle inimesega, et kui keegi nagu mingid tundeid juba avaldab, eks ju, aga võimalusi on siin palju, muidugi rüütlid alati ei pea olema 100% nagu austajate kaardid, et neitsid see rüütli karikarüütel võib siin tähendada ka teie enda energiat, et võib-olla tunnete ennast hästi emotsionaalsena või hästi romantilisena, et see võimalus on ka siin täitsa nagu olemas. Nüüd muidugi kolmanda kaardina annaksite esimesse ritta välja selle kohtukaardi ja kohtukaart räägib mingitest tegelikest tõdedest. See on siuke avastuste tegemise kaart ja selgusele jõudmine, et ma ei tea, kas te saate siin midagi teada. Muidugi tegemist on siukse hästi tugeva ka nagu spirituaalse ärkamise kaardiga, et te võite iseendas midagi hästi suurt avastada, võib-olla ka mingeid spirituaalseid võimeid, võite hakata tajuma paremini mingeid asju, aga samas see kaart ütleb siis ka seda, et tänu mingitele selgustele või tõdedele või avastustele saab siis keegi lahti lasta siin mingist negatiivsest mineviku energiast, inimesest või suhtest. Ja tundub, et kellegi jaoks õige nagu on, et kui mul nagu lugemise ajal, mingi mõtte ajal tuleb siuke nagu aevastuse efekt, siis mul on inimesed kommenteerinud, et jah, neil täpselt nii ongi. Ja selle peale võib-olla teine aevastus siit veel. Kuigi ma ei tea, mis teemas on, et õnneks siin nagu vahetuvad, et iga lugemine ikka mingi tähtkuju ajal väike siuke nagu mingi aevastusvärk on. Aga loodan, et toob see siis teile mingid selgusi ja tõdesi ja avastusi. Lähme nüüd aga teise rea juurde. Ja teist rida muidugi alustan kohe müntide 3-ga. Väga hea rahaenergia kaart, meeskonnatöö kaart. Kindlasti võib tähendada tööalaseid mingeid arenguid ja see on ka siuke edasiste plaanide tegemise kaart. Aga müntide 3 on tihti siis siuke kaart, mis ütleb, et kui te soovite enda olukorras kiiremini areneda, siis on mõistlik teha teiste inimestega natukene rohkem koostööd, et mitte üritada üksi nagu ise kogu aeg mingit asja läbi suruda, vaid teha siis teistega koostööd ja see toob kaasa siis palju kiirema mingi arengu. Võib see olla mingi tööalane areng, aga võib ka olla mingite suhetealane areng, eks ju. Küll aga eelviimase kaardina on siit neitsidele välja anda ka siis sauade 7 ja sauade 7 on nüüd siuke, ta on suhteliselt spirituaalne kaart, aga ta räägib enda ja enda põhimõtete eest seismisest ja endale kindlaks jäämisest. Ta on väga siuke enesekindel kaart ja ütlebki ka teile, et jääge nagu endale kindlaks, et kui te võtate vastu siin mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis liikuge kindlalt selles suunas edasi. Sauad aktiivsus, loovus, kirlikkus, aktiivsus näitab mingit tegutsemist, et mingis suunas te peate nagu tegutsema, aga te peate tegutsema selles suunas, kus te ise soovite minna. Et sauade 7 mõnikord negatiivse poole pealt ta võib tähendada seda, et mingid inimesed üritavad teid nagu enda teekonnalt kõrvale tõmmata või keegi võib meelega üritada nagu halba nõu anda, et teid enda teelt kõrvale kallutada. Aga te ei tohi siis liigselt nagu, ma ei tea, kas just kuulata, aga võib-olla liiga tõsiselt võtta inimesi, kes on teie ümber, et kui enda silmaga ei ole näinud ja enda kõrvaga ei ole kuulnud, siis kõik ei tasu nagu uskuda, et võib ka olla sõprusringis, eks ju, natukene siukseid pahatahtlikke või kadedaid inimesi, et pigem siis usaldage rohkem iseennast, intuitsiooni ja liikuge sinna, kus teie enda süda ja sisetunne kutsub.
ja viimase kaardina on nüüd siin Neitsil väljas siis Hermiti või Eraku kaart ja see kaart räägib rohkem aja omaette veetmisest. See on enda nagu sisemaailmaga tegelemise kaart ja väga võimalik, et ta on hästi sarnane energia nagu see kohtukaart, siuke spirituaalne ärkamine, tõde ja selgus, eks ju. Et siin samamoodi selle Hermiti või Erakuga see sisetöö tegemine, iseenda avastamine võib-olla siis ka spirituaalses mõistes, eks ju, hakata tajuma asju kuidagi teistmoodi või nägema justkui ka tervet maailma teise nurga alt. Muidugi Hermiti või Eraku kaart siis ütleb seda, et te võib-olla olete teistele inimestele natukene liiga palju enda energiat nagu välja andnud ja sellega võib-olla siis ka ennast ära väsitanud, et kindlasti kaart soovitab rohkem puhata, rohkem pühendada aega iseendale ja tegeleda siis sisemaailmaga, et lasta lahti mingid negatiivsed mineviku kogemused, hirmud, mida iganes. Aga ütleme niimoodi, et ühtegi negatiivset kaarti siin nagu laual ei ole, et see Hermitise eraklik siuke energia võib natukene tähendada siukest kurbust, aga samas kõik ülejäänud kaardid on nagu positiivsed ja hästi tugevalt on siin siuke avastuste tegemine, pluss siis karikate äss lubab siin positiivseid emotsioone, harmooniat ja võib-olla siis ka mingeid romantilisi olukordi. Neitsid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.